Podcast Rööprähklejad. Tänane saade on pühendatud emadepäevale, kõigile neile sidemetele, mis kannavad meid läbi elu ja annavad loodule tähenduse. Meil on esimest korda külas ema ja tütar, 2 naist, keda ühendab lisaks perekondlikule sidemele ka ühine muusikatee. Räägime sellest, kuidas on võimalik tasakaalustada pere- ja loomeelu ja muidugi ka sellest, mis jääb alles siis, kui noodid on vaikinud ja tuleb olla lihtsalt ema ja tütar. Tere tulemast saatesse Ann-Marlen ja Angeelika. Tere! Tere! Selline side note ka, et kas meil on täna ikkagi külas nagu artist Ann-Marlen või meil on Ingel Marlen külas? See on selline vist tänaseks nagu nii-öelda üheks saanud selline piir. Et tegelikult ikkagi ma seal Ann-Marleni taga olen ka Ingel, aga jah, seal on mõlemad. Millega me edasi täna läheme? No lähme täna siis Ingliga. Läheme Ingliga edasi. Ema kohe noogutas, et tema valitud nime kasutatakse. Juba ootasid. Et jah, see on pigem selline, et nad on nagu 2, ma lõin selle artisti nime lihtsalt, et ma kuidagi tollal ajal Ingel tundus selline väga tavaline nimi artistile, aga me oleme üks ja sama inimene, siis on vahepeal naljakas, et kui seda kuidagi lahku lüüa. Et isiksuse lõhenemist ei ole tekkinud? No mu onu kunagi ütles mulle, kui ma rääkisin kuskil intekas sellest, siis ta ütles, et ära lõhesta oma isiksust, et see on ikkagi üks ja sama inimene, et tegelikult ma ise tunnen ka nii. Ja ema jaoks ikka olen Ingel lõpuks. Ema nagu nimme ei ütle Ann-Marlen? Ei, mitte nimme, vaid ma ei ütle. Ma ütlen Ingel. No täna on meil siin külas selline väga tore kooslus emadepäeva puhul. Kuidas te tavaliselt üldse seda päeva tähistate? Mina lähen vanematele külla, kus minu väikesed vennad on ja siis me tavaliselt teeme midagi toredat koos. Tavaliselt meil on ühine hommikusöögilaud ja siis see päev kulgeb sealt edasi. Ja sealt edasi minu ema juurde. Jah. Et selline kõik emad käiaks ikkagi peres läbi niimoodi korralikult. Ja surnu ei aska kindlasti. Kas siis on tort on laual või kuidas see nagu, mis tegevused sinna päeva nagu tulevad? Ma ei tea, kas meil torti vist kunagi laual on. Meil on kindlasti kohvi laual. Alustada sellest. Kas kink on olemas üle antud juba? Jah, on küll. On tõesti üle antud. Lapsed teevad kaardid. Ei, tegelikult on see ikkagi meil siuke ilus traditsioon. Et hommikul alustame meie pere juures ja siis lähme kindlasti. Aga ma ei saa mainimata jätta, et emad on olulised igal päeval ja ma tegin nalja. Sa vaatasid sees ja näoga, et miks on ei, muidugi. Ei et tegelikult me päris tihti niisama veedame ka perega aega, aga emadepäeval on jah tore kuidagi tulla sinna kohta tagasi, et kogu pere ikkagi ühe laua taha. Ja tunnustada oma kallist ema, kellega me saame iga päev aega veeta ja olla. Aga mis muidu emadepäeva väliselt ka on teie mingid lemmikud ühised tegevused, mida te koos teete? Me käime shoppama siin. Aga miks mitte? Absoluutselt. Minu arust me teeme nagu kõike kogu aeg. Aga me teeme palju asju küll koos. Et ei ole niimoodi, et kasvad üles ja siis teed lähevad kohe lahku, et võib-olla kord kuus sattuda emaga kokku. Teil on ikkagi nagu... Emps tuli just üks päev külla mulle ja siis ma ei ole nii kaua näinud, me oleme 6 aega, me ei ole aega veetnud, kuigi tegelikult me näeme väga palju ja selle 6 jooksul ma arvan, me nägime vähemalt 10 korda. Aga jah, et olenevalt ajast vist, kui natuke kiiremad ajad on, siis näeme vähem ja aga jah, vanemate juurde ma satun päris tihti, et mulle meeldib oma vanematega aega veeta. Kui me võtame nagu musikaalses mõttes nüüd teie pere ette, siis absoluutselt kõik, ma võin öelda, et kõik on ikkagi nagu mingisuguse muusikasoonega või ma eksin? Ikkagi on, jah? On. Kui sügavale need juured ikkagi siis ulatuvad ja kui kaugele nad veel edasi jõuavad? Nagu minu minevikust või? Kui me võtame nagu musikaalsed juured nagu siis, jah? Kas teil on peres keegi, kes nagu üldse lauldaga ei taju või üldse muusikaga ei seondu? Ei ole. Võib-olla äkki minu ema või? Ma ei oska öelda, ma ei ole kunagi kuulnud teda laulmas. Aga kuskilt peab midagi tulema sisse ikkagi? Ja nad tulevad ikkagi kuskilt põlvkondade tagant ikkagi. Ma olen aru saanud, et minu vanaema oli ka ooperilaulja. Sealt see tuligi? Ja äkki sealt tuli. Geenid nende vastu ei saa. Ja siis muidugi Ingli isa ja selles mõttes, et vanaisa siis on ju ka Estonia teatri legendaarne
kuidas me siis ütleme, legend. Legendaarne legend. Legendaarne legend. Aga jah, et selles mõttes, kui sa, minu lapsed on kõik kasvanud nagu ikkagi teatris, et nende puhul ei ole ikkagi üldse võimalik mitte muusikaga tegeleda. Angeelika, kus sul endal tekkis üldse selline muusikahuvi või millal see alguse sai? Täitsa lapsest peale ma kogu aeg minu arust laulsin, et käisin lauluvõistlustel, siis ma laulsin Ellerheinas, siis ma pärast seda läksin Otsa kooli, siis ma läksin muusikaakadeemiasse, siis ma läksin sest mõttes ma minust pool elu olen õppinud laulmist. Ja eks see laulmise, eriti klassikalise laulmise õpe on niisugune elukestev, et see ei ole, et õpid 4 aastat ära ja siis rohkem nagu midagi õppima ei pea, et kogu aeg omandad juurde ja võtad igasuguseid meistriklasse ja et see on niisugune elukestev õpe, jah. Aga millal Inglil siis see muusikapisik nagu külge jäi või välja hakkas lööma? Ingli muusikapisik, nagu ma olen ka kuskil intervjuus rääkinud, lõi välja siis, kui vanaisa pani ta lavale Estonia 100. galal laulma Pipi laulu. Ja siis ema ütles vanaisale, et issand, et miks vanaisa küsis, et kas ma võiksin laulda ja siis ema ütles, et issand, ma ei ole Inglit kunagi laulmas kuulnud, et ma ei tea üldse, kas ta sellise asjaga hakkama saab, aga mina ise vist ka mäletan, et mingisugune laulu asi alles tekkis siis, kui ma läksin tegelikult Eesti Raadio laulustuudiosse laulma ja tegelikult ma ise vist kunagi väga nagu, et ma ei osanud kunagi arvata, et mulle tohutult meeldib laulda või et see kuidagi lihtsalt anti sellise võimalusena, et ma väiksena käisin laulmas ja siis see kuidagi sealt on loomulikult tulnud. Erinevalt siis sinule. Ei jah, et aga sa olid ikkagi 6 ja 7, et see, yeah. Et enne hakkas ikkagi rääkima, mitte laulma. Enne rääkis. Jah, seda küll, et enne rääkisin. Aga kas sul nagu karjääri mõttes Ingel oli üldse mingisugune teine variant, et ema tegelikult kõrvalt juba ütles, et ega väga nagu ei olnud, et kõik on teatris üles sündinud, tee on nagu ette pandud, aga kas sul tekkinud mingisugust nagu mässu, et äkki ikkagi hüppaks korraks rajalt kõrvale ja teeks midagi nagu muud? Meil peres on asjad niimoodi, et kõik lapsed justkui nagu õpivad muusikat, et ma käisin muusikakoolis ja kooris, aga selles mõttes ega see kunagi minu esimene valik ei olnudki, et minu esimene valik, ma ise arvasin, et minust saab näitleja kunagi ja siis eluolude sunnil vastu minu tahtmist, elu ei tee alati asju niimoodi, nagu sina tahad ja siis ma õppisingi teatriklassis 32. keskkoolis ja mõtlesin, et ma lähen edasi lavakasse. Aga siis kuidagi 3 aastaga see näitlemise tuhin kadus ära ja siis ma mõtlesin, ma teen midagi risti vastupidi, et mida mu pere minult on oodanud. Mõtlesin, ma lähen graafilist disaini õppima. Siis ma ei saanud sinna sisse. Ja siis ma olin käinud lõppes Otsa koolis ja siis ma sattusin juhuslikult tegelikult Otsa kooli. Ja siis sealt kuidagi muusika tuli ise sinna kõrvale, et ma hakkasin mingit oma asja ajama. Ja siis tuligi kogu minu Ann Marleni teekond, mida ma vist alguses väga nagu tõsiselt ei võtnud, et ma pigem tegin seda hobina. Et ma just pigem arvaksin, et see ei olnud kunagi minu esmane valik. Et ma täna siiamaani isegi vaatan tagasi ja mõtlen, et väga, väga tore on olla siin kohas, et elu on kuidagi need kaardid niimoodi mänginud, et mul on tegelikult töö, mis mulle tohutult meeldib ja ma tunnen, et ma olen väga kodus. Aga mul on olnud miljonit muud varianti enne laulmist. Nagu näiteks? No nagu graafiline disain ja tegelikult mind väga kõnetab sisearhitektuur ja eks ma ikka olen kuidagi mõelnud ja mõtisklenud ja see laulja teekond on olnud üpriski pikk, et ma olen 8 aastat seda kõike, et mu esimene singel tuli aastal 2018 ja sealt on see teekond nagu hästi erinevat pidi käinud üles-alla ja täna mind toonud siia. Et jah, mitmeid kordi olen mõelnud, et kas ma peaks seda üldse tegema. Aga mis hetkel sa ise tunned, et see muutus nagu tõsisemaks? Mis hetkel sa ise seda võib-olla tõsisemalt hakkasid võtma, et tavai, nüüd teeme ja lähme lõpuni? Ma just mõtlesin eile õhtul, kusjuures ma teekonna peale ja siis mõtlesin, et ma vist viimati mõtlesin, mis mu ümber toimub, siis kui ma oma esimest albumit tegin. See oli siis varsti juba 2 või 3 aastat tagasi ja siis see kõik ülejäänud on vist olnud nagu selline väga magus unenägu, et jah, ma ei tea, kas sellele kunagi isegi niimoodi päris mõelda saab, et ma üritan võimalikult palju seda hetke nautida, et tihtipeale
ma arvan, selles teekonnas ka paned tähele, et teed ja siis sa ootad kogu aeg mingeid järgmisi asju ja siis tihtipeale ei oskagi seda nagu hetke nautida, et ma üritan seal praegu väga paigal püsida. Kuidas õnnestub? Õnnestub vist isegi, ütleks, et praegu on selline mõnus. Kui tihti te üldse koos lavale satute? Mitte küllaltki tihti. Kas võiks rohkem? Võiks tihemini küll, jah. Pipis ikka kogu aeg. Ja, see ka, jah. Mis see 11 aastat siia-sinna või palju see oli? Jah, okei, Pipis satame küll, Emps mängib Rosenblum ja väike venna mängib härra Nilssonit, meil on selline pereteater. Aga kuidas sellega nagu need esimesed korrad olid, kas tuleb mingi eredam mälestus ka ette, et kas esimene kord oli natuke nagu veider ka või oli see kohe nagu selline loomulik kõik? No selle Pipi koha pealt ikkagi tegelikult Ingel ju proovis, ta oli 9 või 12 või 11 ja ma nii hästi mäletan seda, et tema võttis otsuse, et tema tahab sinna kandideerida. Ja tegelikult seal oli vanusepiirang ju 18 või 17. Tegelikult oli niimoodi, et issi ütles, et võiks proovida ja siis ma ütlesin, et ma ei saa, sest seal on vanusepiirang ja siis ta ütles, et te mõlemad ütlesite, et see on lihtsalt mega kogemus. Ja, aga no lihtsalt, et põhimõtteliselt nagu seal see vanusepiirang oli ja me nagu Inglile ütlesime ka, et ei ole nagu varianti, et sa saad, aga proovi. Aga siis ta nii meeldis sellele lavastajale ja lavastaja nagu nägi seda täiesti uut kontseptsiooni nii-öelda, et Pipi võikski olla siuke väike laps kõikide nende suurte tüdrukute kõrval. Ja tegelikult oli see kukkus üli kihvtilt välja. Aga laval olles jah, pigem ma arvan, me oleme koos nagu... Laval ei mõtle nagu, et ema ja muidugi ilmselgelt, kui ta esimest korda välja tuleb Pipiga, siis ikkagi istud seal lava taga ja mõtled kõik, mida võiks paremini teha. Ja vist tavaliselt on alati olnud see, et kõik nõuanded, mida vanemad annavad, siis need on kuidagi selline hambad ristis võtad vastu neid, aga see on ajaga paremaks läinud. Aga võtad vastu selles suhtes, et sa ei lükka tagasi, et vanemad niisama kõige kallal võib-olla. Ma ütleks, et ma olen seda nagu paksu nahka vist kasvatanud terve oma elu ja ma arvan, täna oma vanematele ma olen kuidagi tugevam, et ma olen hästi suure, nagu mitte halvas mõttes, aga kriitikaga üles kasvanud, et meil on hästi palju olnud sellist tagasisidet ja analüüsimist, mis võiks olla paremini ja ma arvan, et see on hästi toredalt edasi viiv jõud. Aga Angelika, kas sa mäletad ka seda kõige esimest Pipi etendust, kus Ingel oli? Et kas sul oli endal kuidagi mingi teistmoodi hirm või tunne ka, et mõtled oma rolli peale ja siis mõtled veel, et tütar on ka veel seal, on ja veel pisike, on ja, et mis tunded sul siis väga hirmus oli. Aga midagi ei ole muutunud, seepärast, et Eesti Laulul oli tal ka väga hirmus. Kogu aeg on mul hirmus. Et 15 aastat vaata, ma ei saa ise midagi, ma olen selline isekas tüüp, et ma ei saa ise midagi enam aidata, vaata. Et ma saan ainult vaadata, kuidas ta õnnestub. Jah, peab usaldama. Ja. Peab usaldama. Aga olete Pipi väliselt ka kuidagi koos millalgi lava jaganud? Jaa, mulle meenub vist kõige esimesena see, kui me Viimsi kirikus laulsime koos. Ma ei tea, kas sina mäletad? Või ma ei tea, kas selle nime on Viimsi kirik, aga Viimsis oli see üks kirik, kus me esinesime. Ja siis me ühel SEB tänukaalal, seal oligi kontseptsioon oli, et olid kivid ja kännud ja siis olidki... Olid kivid ja kännud? Või mitte kivid ja kännud, vaid käbid ja kännud. Kivid ja kännud, vabandust. Kes see kivi oli? Käbid ja kännud. No nagu nii mina oleks see käbi olnud või kivi, nii et ja, okay. Aga igastahes oli see kontseptsioon, et olid vanemad ja lapsed, kes siis tegutsevad samal maastikul ja siis me ka sattusime koos lavale. Aga kui me muusikat võtame nüüd uuesti, siis teil on nagu need žanrid on selles mõttes üsnagi erinevad, on ju. Hea lihtne küsimus, kui te koos autoga sõidate, kes lood valib? Või kas te nagu lõpuks jõuate mingile üksmeelele, et täna kuulame siis ooperit ja siis mingi hetk siis sa ütlesid ka, et kuulasid viimati siis nagu inglilaulu. Et kuidas see nagu üksmeel siin sünnib? Meil on üldiselt niimoodi, et autot juhib isa ja isa kuulab minu mussi. Aga tegelikult mina ei ole vist väga... Ei, ooperit me ikkagi ei kuula koos. Et ooperit ma kuulan ja ma panen klapid ja siis naudin oma keskis, et ma ei sõida lastega autos ja ei pane ooperit Sunnid. peale. Te peate kuulama seda. Aga mina ei ole vist väga pirtsakas muusika osas, et ma olen suhteliselt neutraalne, et ma olen, ma ei tea, ma arvan, terve oma elu nii kaua, kui ma mäletan, ma arvan, ema kõhust juba ooperit, nii et see on pigem ilus asi, mida kuulata.
mulle meeldib Tallinna raadio väga, mulle meeldib sealt, seal lastakse head muusika. Mõnus džässikas ka vahepeal, jah? Ja, seda ma naudin küll, ma viimasel ajal küll kuulan palju hommikuti džassi, sest see lihtsalt tekitab must tunde, et elu on väga ilus ja mitte, et ta muidu ei oleks, aga ta kuidagi lisab seda vunki sinna juurde. Ja. Aga on see pigem tulnud kasuks või hoopis tekitanud erimeelsusi, et tegutsete erinevates žanrites? Pigem on vist ükskõik, meil on lihtsalt vist erinevad viisid, et kui ema räägib, et on pool oma elu õppinud muusikat, siis mina pigem olen niimoodi muuseas alati nalja teinud, et muusika on just ka alati olnud minu hobi ja siis täna on seda nagu mõttes vist olnud keeruline ümber nagu sättida, et ma olen endale ikkagi pidanud kinnitama, et see ei ole enam mu hobi, vaid see on minu töö. No need on nii erinevad žanrid, et jah, et seal on erinevad tegurid. Me ei saa üldse nagu eeldada, et me kuidagi teeme sarnast asja. Aga olete te siis teineteisele nagu pädevad nõuandjad ka või? Väga, ma arvan küll. Võib-olla Ingel mitte nii palju, aga tehnika on ikka ju, laulmine on ikkagi üks ja see sama ainult, et ta on väga erinev. Selles mõttes, et ma arvan, et see inimesed kuulavadki seda vist erinevat moodi. Mina olen ka vist, ma ei tea, kas tänu teile või lihtsalt niisama ka ülimkriitiline muusika osas, eriti enda muusikas, et ma arvan, jah. Ma ei tea, kui palju me kritiseerime üksteist, pigem see on selline utsitamine, et tee paremini. Et me saame hakkama. Seda saab teha paremini. Ei, ma olen täitsa kindel, et kriitika on väga suur edasiviiv jõud, et ma olen kõigi oma laste puhul tegelikult väga kriitiline. Eriti nagu, mis puudutab muusikat, et ma leian, et see kogemuste pagas on nii suur, et sa oskad nagu head nõu neile anda. Nad ei võta kunagi seda vastu, aga ma tean, et nad kuidagi salvestavad selle. Me vist oleme kõik minu vendadega, me oleme kolmekesi üpriski isepäised. Ma tahtsin öelda laisa iseloomu. Laisa iseloomu. Seda... Et nagu selles mõttes me vist asjad... mugavad oleks parem öelda. Okei, me oleme väga mugavad. Ja tegelikult on tore, kui keegi nagu selja tagant utsitab ja ütleb, et tuleb endast 100% anda. Et ma arvan, et see on ainult hea. No astume veel sammukese tagasi, lähme nüüd teie lapsepõlve. Angeelika, milline oli sinu lapsepõlv? Minu lapsepõlv päris väiksest peast oli Hiiumaal, siuke helge ja siis ma ei oskagi kirjeldada oma lapsepõlve, siukene põnev lapsepõlv oli, ütleme nii siis. Ühest küljest looduse keskel, teisest küljest hobide keskel. Täisväärtuslik lapsepõlve kogemus ikkagi, et kõike sai tehtud, igal pool sai käidud ja niimoodi. Ja, oli küll jah. Laagrid ja see oli natuke teine aeg ka muidugi. Et suved olid sellepärast ongi huvitav. Jah, pigem sisustatud kõiksugu erinevate laagritega, Ellerheina laagrid ja seal olid, ma tean, enamus mu tuttavad kõik on kas Valkla laagris või Karepa laagris, et sa käisid ka seal. Et siis vanemad pidid tööl käima, siis lapsed saadeti laagritesse või siis maale vanaema juurde, et selles mõttes jah, minu lapsepõlv oli selline. Milliseid väärtusi sa oma lapsepõlvest oled proovinud ka oma lastele edasi anda? Viisakust, empaatiat, tähelepanelikkust, et see kipub täna kuidagi, eriti noortel poistele, ma täna üritan, et nad ikkagi ei trügi esimesena trammist või liftist välja ja lasevad tütarlapsed esimesena või siis minul oli selline vanaema, kes minu vennalt alati nõudis, mitte ei nõudnud, vaid õpetas, kuidas naisterahvastega käituda või kuidas laua ääres süüa, et me alati, kui me laua ääres olime, siis me pidime sööma ja mõtlema, et me sööme nagu restoranis. Et sellised põhiväärtuseid üritan õpetada. Ja kõige olulisem on ikkagi empaatia, armastus, tähelepanu just pereliikmete suhtes. Ja nüüd vaatame kohe siis Inglile otsa, et kas see kõik on sinusse üle kantunud, kas sa tunnetad ka oma lapsepõlves, et see on ka samuti selline täisväärtuslik olnud või kuidas see sulle ette tuleb, kui sa mõtled nagu ajale tagasi?
kindlasti oli minul väga täisväärtuslik lapsepõlv. Ma olin tegelikult 10 aastat üksik laps, nii et ma olin... Ja mis siis juhtus? Ja siis... Tulid poisid! Ei, tegelikult jah, et ma tegin... Ma vist enda lapsepõlve kuidagi mäletan niimoodi, et ma olin oma vanemate selline... ma olingi 3. pereliige, aga me tegime hästi palju asju koos, et mind ei võetud tihtipeale kui last, vaid me kuidagi käisime teatris ja me käisime reisimas ja me suvitsime Hiiumaal ja me kuidagi, ma mäletan et väga palju seiklemist oli vanematega, et see oli väga tore ja siis tulid mu 2 väikest venda ja elu läks veel lõbusamaks. Et mul on hästi vedanud, et mul on 2 väikest pisikest, kes ei ole enam üldse nii pisikesed. Imikutest räägid ikka, jah? Mu keskmine vend on minust pikem juba, mitte et seda väga raske oleks olla, aga jah, ma arvan, et see perekonna väärtus on oluline ja ma kannan seda endaga ka kaasas. Et ma ka väga väärtustan oma perekonda ja oma sõpru ja oma vanavanemaid. Aga kuidas sa oma lapsepõlvest oma ema mäletad? Sorry, mul tuleb kogu aeg. Mingisugune seik tuleb meelde kohe. Lase tulla. Ma ilmselt oli selline blond pihv, kui mina olin väike. Aga mul kõige eredamalt, kui sa küsid, siis mul tuleb meelde see, kui Emps käis kuulmutehniku juures. Ja siis alati, ma arvan, esimesed 3 päeva, kui Emps oli kuulma käinud värvimas, siis ma kartsin teda, sest ta oli nii kurjana. Aga see oli mingi esimene asi, mis mulle meelde tuli, kui sa küsisid mu käest. Jah, särtsakas oli, käisin palju ema etendusi vaatamas ja kuidagi vist ema oli lahe kõrvalt näha seda tööd tegemas. Et vist kui nagu võrdlusesse panen, siis ma kunagi ei vaadanud. Ma ei ole vist kunagi väga ühtegi mingisugust eriala vaadanud ja mõelnud, et see on nagu 100% mulle, aga ma arvan, see mingi teatri pisiku ma sain läbi oma ema, et hästi palju veetsin teatris aega. Aga kui sa oma ema vaatad või vaatasid või vaatad siiamaani laval mõnes rollis, kas sul tekib ka mingi teistmoodi nagu empaatia, et ma ei tea, tal on seal valus, et siis tahaks kohe nagu mingi lavale joosta ja aidata või seal on mingi filter või sein vahel? Vist on ikkagi jah, pigem selline filter. Mul on vist üks etendus väga eredalt meeles on Cyrano de Bergerac, kus ma istusin lava taga ja mulle meeldis see tunne lõpus, et sa ajas mind jubedalt nutma. Et sest see oli kuidagi lõppes hästi kurvalt. Aga pigem jah, on see mingi filter. Ma ema on nii seinast seina, ta on pilved all väga särtsakat ja sellist bitchi. Jah, ma hakkan ise ütlema seda sõna välja. Mänginud, et see on selline seinast seina ja ma arvan, kui vanemad on tegelevad teatriga ja laulmisega, et seda ei saa niimoodi võtta. No tihtilugu, kui me vaatame noorte inimestena oma vanemate käitumist, siis vahel tekib see, et mina küll oma lapsele, ma ei tea, nii ei teeks aga kui sa mõtled oma ema peale, siis millise olulise omaduse või oskuse sa tahaksid temalt endale röövida, mida sa tahaksid võib-olla, või kas sa tahaksid mõnest aspektist olla tema sarnane kunagi, kui sa oled ise ema? Ma arvan, et neid on palju, aga võib-olla võtaksin emalt kaasa selle, et ta ikkagi hoiab oma lapsi endal väga lähedal, mis on lahe. Et ma kuidagi ikka kasvad suureks ja tegelikult ka te küsisite, et kui olid kodust väljas, kas me emaga suhtlema, aga tegelikult jah, see mingisugune pere olulisus on asi, mida ma kannan kaasas. Et aga kuidas sa tunned, et see on sind nagu kuidagi või sinu väärtushinnanguid nagu mõjutanud selline perekesksus ja pere väärtustamine? Ma arvan, et see on kõige olulisem väärtus üldse. Et, prioriteet on kohe kõrgel. Et mul on väga vedanud, et mul on väga lähedane pere, aga see alati isegi otseselt ei pea olema perekond, aga ma arvan, need inimesed, kes sind elus edasi aitavad ja kes on sul olulised, et ma arvan, neid tasub endaga kaasas kanda ja selline olemasolu ja kursis olemine, kuidas kellelgi läheb, et ema tihtipeale küsib, kas sa vanaemal oled helistanud, siis ma ütlen talle juba vastu, et olen küll, kas sina oled juba helistanud? et jah, need on sellised olulised asjad, ma arvan, et mida ma kindlasti oma peres tahan ka kaasas kanda. Kas see nagu
läbisaamine on alati selline soe ja tore olnud või on olnud selliseid keerulisemaid aegu ka, näiteks teismeea lapsed on ikkagi nagu hoopis teine tera. Kas seal tekkis mingisuguseid keerukamaid olukordi või see side oli ikkagi alati selline ei, see strong? side ei olnud üldse selline ja me ei saanud üldse läbi. Ma just tahtsin küsida, et äkki räägid ise. ma olin selline üpriski mässumeelne teismeline, et mul olid igasugused oma elumured. Et ma jäin päris pisikeses eas diabeeti ja siis võib-olla see on ka minu ja mu ema nii-öelda suhet väga suuresti mõjutanud, et üldse oma pere suhet, et ma arvan vanemana kogeda seda, et laps jääb haigusesse, kus sa nagu pead sellel kätt pulsil hoidma, siis see kuidagi loob sellise teistsuguse suhte ja siis kui ma teismelise ikka jõudsin, siis mulle üldse ei meeldinud see, et mul see haigus on ja mulle ei meeldinud, et mu ema mulle kogu aeg helistab ja mulle ei meeldinud, et nad kogu aeg küsisid mu käest kõike. Ja siis ma protestisin ja paugutasin uksi ja karjusin ja olin selline mässuline teismeline, aga me oleme selle aja tasa teinud. Ja kuidas siis ema mälestused ja ikkagi tunded on, kas oled taastunud? Tal on 2 tükki veel, et tal on okei. Uuele ringile. Ja ma olen kogu aeg ringis niimoodi, et üks saab välja sellest puberteedi ja teine jõuab sinna. Et viimane pesamuna veel alles jõuab sinna ikka, aga selles mõttes võib-olla meil on üksteise nagu kogemusest parem võib-olla meil. Me nagu kasvataks kõik koos mu vendsast. Kuigi ma veits küll olen olnud selline, mul vahepeal tunne, nagu ma oleks peres lihtsalt tädi oma väikestele vendadele, aga ei, sa oled lihtsalt eeskuju, vaata, et aga jah, et võib-olla neil on ütlengi, et tule selle nii-öelda eeskujuna siis õpetama ja ütlema, mis on õige või mis ei ole. Et sul on värskemalt see lapsepõlve teismeiga nagu kõik meeles, et võib-olla on lihtsam üle anda. Nagu emad on lihtsalt alati, ema, sa ei tea mitte midagi. Siis ma ütlen Inglile, et kuule Ingel, tule räägi, sa tead rohkem. Ja siis mina olen see kuri õde, kes tuleb jälle asju paika panema. Aga et selles mõttes võib-olla oskad paremini märgata, et võib-olla see aeg on, et võrreldes minu võib-olla ema teismeast, aga et ka minu teismeast tegelikult tänastel teismelistel see aeg on nagu hoopis teissugune. Et ma arvan, kooli ajal ikka võrdled ennast teiste inimestega ja see, kui sa sellest nagu varakult lahti ei ütle, siis see võib sinuga terve elu kaasas käia ja kuidagi väga suuresti mõjutada sinu reaalsust ja õnne. Et oskame oma vendadega seda nüüd siis kuidagi tähele panna ja olla neile olemas nende keerulises eas. Kas Angeelika, sul tuli ka siis nagu teismeas neid ukse paugutamisi ette või sul oli natuke rahulikum seis? Mul oli nii range ema. Küll tuli ühes suusse. Et mul oli range ema ja mul ei tulnud kõne alla, et ma oleks seal uksi paugutanud. Aga kuidas siis on nagu, et vendadega, et kas nad kuulavad siis sind natuke rohkem kui võib-olla vanemaid või? On sul nagu kergem neile ligi pääseda? Mul on kergem, aga ma vist ajapikku olen nüüd aru saanud, et ma tegelikult ei taha sinna väga sekkuda. Et mingi aeg ikkagi oli tore, aga me oleme emaga ka sellest rääkinud, et ikkagi võib-olla on oluline, et nende omavaheline suhe areneb samamoodi nagu võib-olla minu ja minu ema suhe arenes, et siis kui seal on kogu aeg selline vahelüli, kes tuleb päeva päästma, siis et ma vist tahaks ikkagi pigem olla nagu õe rollis. See lõbus õde. See lõbus õde, jah, kellega saab käia chillimise lahedaid asju teha, et siis ma pigem jätan selle rolli ja siis vanemad saavad oma poegasi kasvatada. Oma töövilju süüa, siis ütleme niimoodi. No siit praegu kõlab, et olete nagu koos juba läbi tulest ja veest käinud, aga kas hoiatada ikkagi endasse ka mingisuguseid asju, mida te teise kohta võib-olla ei tea, et kas mingi luukered on meil kappi jäänud? Mitte, et te nüüd väljendate, hakkaksite neid kohe tooma, aga lihtsalt kas on mingisugused endamisi, mingisugused saladusi? Vist ei ole, jah. Ma arvan ka. Kõik luukerad on kapist väljas? Me vist perena räägime hästi palju üldse, me oleme suhteliselt selline, ema alati tahab öelda, et me oleme selline avatud pere ikkagi, jah. No Itaalia selline perekond, kus kõik emotsioonid lastakse valla ja mingis osas ma tunnen, et see on inimestel ongi väga erinevad dünaamikad peres ja see on ka väga okei, aga meil kuidagi kõik positiivne ja negatiivne tuleb välja ja kõik asjad lahendatakse ära ja räägitakse asjadest, et me pigem vestleme palju ja siis on keeruline, kui on midagi, mida ei saa rääkida või jah. No see on alati see, et ma olen öelnud, et
laps peab tundma, et kodus on see koht, kus ta nagu abi saab või kuhu ta alati võib oma muredega tulla. Ja selle toetuse ta saab ikkagi pigem nagu perekonnalt, kes on, alati veri on paksem kui vesi, et ja ma arvan, et seda usaldust tuleb ka nagu ehitada, et ma tunnen, et lapsena või teismelisena ma mäletan väga hästi seda, et kui ma oma väikest venda vaatan, siis ma nagu mõistan tema tundeid ja tema mingisuguseid, et alati ei taha oma vanematele kõike rääkida, alati ei saagi kõike rääkida, aga lihtsalt see mingisugune usaldus, et sa kuidagi hoiad ennast ja ikkagi päeva lõpuks oled tubli laps, siis see on nagu, võtab aega. Kas teil on lisaks oma nii-öelda kitsamale pereringile veel lähedasi pereliikmeid, kellega te rohkem läbi käite, keda te nagu usaldate rohkem? Vanaema ja minu ema, jah. Aga selles mõttes, et perega me ikkagi, meil suguvõsa siis isa poole pealt on tänaseks nii suureks kasvanud, et seal isegi minu siis onud on juba vanaisad ja et jah, pere on nii suureks läinud, et selle perega me ikkagi aeg-ajalt näeme, aga need on juba sellised suguvõsa kokkutulekud. Et kunagi ikkagi, kui vanaisa veel Pirital elas, siis meil olid iga pühapäevased suguvõsa lõunad. Et see on nagu filmis. See on tõesti nagu filmis. Et see, jah, on mul ka väga, väga eredalt meeles. Aga see oli pigem siis, kui Reinu ema elas. Ja tema ema oli see siuke, kes hoidis seda pere koos. Et selles mõttes ongi see, ikkagi see emade jõud on nii tugev. Jah, nõus. Et kui tema lahkus, siis kuidagi asjad muutusid. Ja. Kuidas sul oma teise vanemaga olid suhted? Tema oligi väga särtsakas naine, aga ma olin vist, äkki ma olin 13, kui ta lahkus, et pisikesena ma vist sa väga... Sa mõtled nüüd sinu vana-vanaema või? Ei, vanaema. Reedast räägid. Ta oli selline tõeline ema, ma tahaks öelda, et tema alati tegi need suured suguvõsa lõunad, tal oli väga lahe selline sinine toitudega põll, siis ta sõi barankasid, need olid ta lemmikud. Ja ta oli vehkleja kunagi, nii et ta oli selline, ta mulle väga eredalt meeles, kuigi küll sellest on aastaid möödas ja mul annaks kõik, et ma saaks taga oma täiskasvaneas ka kohtuda. Aga vahepeal unenäos me näeme. Ja mis te seal unenäos teete? Me räägime mingitest asjadest. Ta vahepeal tuleb mulle mingisuguseid asju ütlema. Mul on hästi värvilised unenäod. Ma näen igast inimesi ja eluolu ja halbu asju ja häid asju ja siis vahepeal mul veab, et mu vanavanemad tulevad mulle tšau ütlema, kes enam meiega ei ole. See on küll ilus, ma ütlen. Selline ilus, et mälestus elab ja kui ta veel ennast tagasi ka hüpatab läbi unenäo, ma ütlen küll jumal ilus. On. Kas ole vahel juhtunud ka, et mõni une nagu, vaata tihtipeale on see déjà vu tunne, vaata ma nagu unes oleks näinud, et täpselt niimoodi juhtub, on sul ka olnud seda või? Ma olen mingeid asju vist isegi ette näinud, aga ma ei oska sulle praegu öelda. Aga vist on nagu see, et sa oled nagu selle kõige sees ja ta kuidagi peegeldab su mingisuguseid asju, mis su elus toimuvad. Aga vanaemaga seoses küll, kui vanaema lahkus, siis samal öösel ta tuli mulle unes pai tegema ja ütles mulle head aega. Et see on selline, ma ei teagi, kas ma olin lihtsalt väike ja kujutasin seda ette endale või siis ta päriselt tuli, ütles hüvasti mulle. Mõlemal juhul oli ilus. Jah. Aga liikudes võib-olla sellelt kurmelt sündmuselt võib natukene lõpusemale teemale tagasi teatrilavadele, et me rääkisime sellest su Pipi Pikksuka nagu etteastest juba siin, kas see nagu on jätkuv veel või millal see nagu piiri sai, kas ja millal? See jätkub veel. See jätkub veel. Kas on mingisugune piir sul endal paigas, et kaua see veel jätkub või see läheb? See on selline tore. Ma ei ole seda piiri vist enda jaoks pannud, ma vist kunagi ei oleks arvanud, et ma olen 26 ja ma teen seda etendust veel endiselt, aga 46-selt? Vist 46 vist ei saa enam. Siis ma ei tea, kas mus on seda, et ma olen kuidagi seda lapselikkust ja seda Pipit endaga kaasas kandnud ja ma arvan, et see hoiab seda väga värskena minu südames. Aga... Ütle nüüd ausalt, kas sul on lihtsalt probleem rollist välja tulekuga? Väga võimalik, väga võimalik. Ma ei tea, mulle vist tundub, et see Pipi on selline üks osa minust, et ja siis teine äärmus on nagu Ann-Marlen ja nad on kuidagi seal keskel on siis see väike ingel, kes siis kuidagi loob selle terviku
nii nagu sa kujutasid kätega, see oleks nagu, et sa oled seal keskel, et nad pressivad nagu peale seal midagi. No selline nagu tõeline lõhestumine isiksuses. see Pipi ongi tegelikult see kurja juur seal vahel. Aga noh, Pipi oli päris boss Pihv, nii et ma arvan, et me läksime küsimusest vist täiesti kuskil eemal, sa küsisid, mis vanuseni mis piiri sa nagu paned paika? Aga ma ei ole jah neid piire pannud, iga kevad tuleb uuesti uue hooaja etenduste valik ja ma ei tea, millal peaks juhtuma see, et mul on see, et jah, mu väike venna nüüd mängib minuga koos härra Nilssonit, tema hakkas siis seda mängima sama vanalt, kui mina hakkasin Pipit mängima ja mul ei ole vist südant teda sinna üksi jätta, nii et nii kaua, kui tema mängib, siis äkki jah, ma ei oska spekuleerida. No Angeelika, sa oled lisaks nagu teatrilavale, nagu tegelikult on täna juba laualt läbi käinud, ka Pilvedal sarjas mänginud. Et kas see roll tõi sulle selles mõttes ka rohkem sellise avaliku tähelepanu, kui sa varem siis teatrilavadel olid mänginud, et kas tänaval tunti rohkem kuidagi ära? Jaa, muidugi. Et kahjuks ikkagi ooperilaulijad ei teata, kui nad ei ole kuskil teles figureerinud, et suurem üldsus ikkagi tunneb sind teleekraanilt. Ja hästi huvitav oligi, kui ma olin vist, ma arvan, 8 aastat olin juba olnud Rahvusooperi solist, siis pakuti mulle kättemaksukontoris ühte 2 episoodi. Ja siis ma järsku käisin Solarise poes ja tundsin, et mingi saba on mul taga, niisugused väiksed lapsed on ja mõtlesin, et ei, et ma kujutan, käisid mul niimoodi seal ridade vahel ja siis tulid ja küsisid mul autogrammi. Ja see oli küll moment, kus ma mõtlesin, et appikene, et sa oled nii kaua olnud laulja ooperilavadel, teinud tegelikult nii suuri rolle ja siis teed ühe väikse sutsaka kätekas ja siis lapsed tunnevad su poes ära, et see oli küll siuke, et uskumatu. Ja Pilved muidugi, jah, need tõid siis omakorda siukse suurema tuntuse. Aga kuidas nagu kodus su rolli seal nähti, et seal sa pidid, nagu ise ütlesid ka sellist pitchi nagu mängima, kättemaksukontoris oli ka natuke sellisem teistsugusem roll, et kuidas nagu kodused vaatasid, kas nad said aru, et seal on see filter vahel, et ikkagi nagu hea näitleja, need vaatasid, et ei, see küll meie ema ei ole seal, kes seal mängib praegu? Kusjuures Pilvede all, kätekas lapsed on kõik vaadanud, aga Pilvede all oli ikkagi kuidagi selline roll, et seda ma ikkagi lastega koos ei vaadanud. Sest et seal oli igasuguseid huvitavaid stseene. Isegi isa vist ei vaadanud. Läks teise tuppa. Aga jah, ei, kindlasti, kuidas need lapsed mind segamini saavad ajada, et see oligi jah, siuke roll ja seda oli hästi põnev mängida, et ütleme, et mulle meeldis väga teha seda ja mulle meeldib ka see tagasiside, et kui ma siis vahel mingid, tõesti inimesed tulid nagu eri situatsioonides mulle ligi ja siis, issand jumal, te olete nii armas nagu tavaelus, et seal olete, kuidagi paistate nii suur seal, et seal teleekraanil tõesti, paistsin ma ikka tõeline fuuria. Ingel, kuidas sulle üldse nagu ema roll nagu selles mõttes tundus, et ikkagi ju lähikondlaste ja sõprade tähelepanu, et su ema on ju see, et kuidas see sulle nagu mõjus? Ma ei tea vist. Sõbrad ütlesid, et Temps on sul seksikas Pihv ja rääkisid vist selle poole pealt ja vist on nagu hiljem tulnud mingisugust vestluseid, kus keegi rääkis, et emaga koos vaadati Pilvede all ja siis, et minu ema oli väga eredalt, ma ei tea, vist väga särtsakas roll oli ja siis see kuidagi jäi inimestele meelde, aga ma ei vist küllalt liialt palju ei vaadanud ise ka, jah? Vist ise nagu ka ülipalju ei vaadanud ja et ma ikkagi olen näinud, aga vist, sa olid päris pikalt seal vist või? Ma olin väga pikalt. Et siis kuidagi mingi aeg vist ma olin sellises vanuses, et pigem chillisin sõpradega ja et ei olnud nagu pigem seda, jaa, see ongi minu ema. Vist seda jah, ei olnud. Ma vist võib-olla üldse kuidagi selline ei ole minulik vist niimoodi mõelda, et ise selles maastikus nüüd nagu olles saad ka aru, et me kõik oleme tegelikult tavalised inimesed, et eriti kui su ümber on inimesed, kes kuidagi oskavad võtta seda väga tavaliselt, siis see on pigem parem.
Angeelika, sa oled nagu mingis varasemas intervjuus maininud, mul tuleb meelde, et sa ei tegele enam aktiivselt nagu selle ooperi laulmisega. Mis sul siis nagu praegu töös on, kuidas su igapäevad välja näevad, mis sa teed? No ma õpetan kõigepealt lapsi ja siis ma õpin, aga see... Tahaks visata küsimused ka välja, mida? Tead, mina õpin tõenäoliselt, ma ei tea, kas ma peaks seda ütlema, aga mina õpin Soomes homöopaatiat. Nii et see on minu uus juba väga pikaaegne kirg, nii et... Aga millest selline huvi tekkis? No tegelikult see huvi tekkis ikkagi ka läbi ingli haiguse, hakkasin ma abi otsima igalt poolt ja siis ma jõudsin, ma tean, et see ei ole üldse populaarne praegu sellel teemal rääkida, aga noh, see nagu annab mingisuguse kindluse, et mul on olemas ametlik paber, see on rahvusvaheline kool, et mul on endal lihtsalt julgem tegutseda sellel alal. Aga kas see võib just laste mõttes, et ingli haigusega seonduvalt, et kui arstide käed jäävad lühikeseks ja siis emana, et ongi, et sa ei saa midagi teha, siis selline õppe ja justkui tegelemine ju tegelikult, et tekitab selle tunde, et ma saan nagu midagi teha ja kui sellest on veel mingit tervenemise märke ka, et siis... No see toetab tegelikult tervist puhtalt, et ega ma ilmselgelt olen mõistuspärane inimene, et ma saan aru, et mingitel hetkedel ja mingite asjade puhul sa ei saa aidata, et ilmselgelt ingel jääb elu lõpuni insuliini süstima ja see on nii. Aga mina toetan nagu seda tervist, mis on see diabeedi see halvem pool, et ta lihtsalt nagu hävitab sinu organeid ja see on see, millega saab nagu toetada. Mingisugused sellised haigused, mis ikkagi nagu diabeet või vähk, et need on nagu asjad, mille puhul ma meditsiini ilmselgelt nagu hindan ja austan. Meil oli veel selline küsimus siin ka, et kuna te olete mõlemad sellised ikkagi nagu põhimõtteliselt avaliku elu tegelased, siis kas te olete nagu kummagi varju jäänud ka kunagi, kas on sellist hetke tekkinud, et Ingel, kas sa oled näiteks kuidagi ema varju jäänud, et ema on selline suur ooperilaulja on ju Pilved all sarjades mänginud, või siis nagu vastupidi, et nüüd sa lood endale nagu enda kuvandit, et nüüd sa oled sellest varjust nagu välja löönud? Või et ema jääb nüüd ingli varju? Või võib-olla hakkab selline olukord tekkima? Ma arvan, et see vari vist ei... ma ei ole vist kunagi mõelnud selle peale. Et üldse selline... See pole nagu võistlus minu arust. Absoluutselt, mina tunnen meeletult suurt heameelt ingli üle ja sama vastupidiselt, et ma arvan, me kuidagi toetame üksteist ja ma arvan, et see on nagu edasiviiv jõud. Ja üldse, et ma kuidagi enda muusikat nii kaua aega tehes ma vist olen lihtsalt alati tahtnud olla tunnustatud selle eest, mida ma teen ja uskunud, et õiged inimesed, kes minu muusikat peavad kuulma, siis nemad kuulevad seda ja hindavad seda niimoodi, nagu see neile meeldib. Et võib-olla see nii-öelda avalik tähelepanu ei olegi kunagi olnud selle kõige juur nii-öelda. Sa ei tee lihtsalt mingit asja, mida sa armastad, sa ei tee seda sellepärast, et keegi sind austaks või sa teed seda iseenda jaoks. Et see on ju nauding olla laval või nauding laulda, et sa ei tee seda kellegile tõestamiseks või et olla kellestki parem. Sa teed seda nii hästi, kui sa suudad ja iseenda jaoks. Jah. Et võib-olla mingid näpunäitid asju mina võtangi nagu endaga kaasa ja ma arvan, et sellist mingit varju asja vist kunagi ei ole, et me pigem toetame südamest üksteist ja. Sa alustasid ise muusikuna päris tegelikult noorelt. Kas sa ise nagu ise endale mõningasi ootusi seoses sellega, et nii-öelda suured sammud on ette tehtud, on ju? Kas sa endale kuidagi ei pannud või sa olid täiesti vaba? Ma pigem ei pannud, ma kuidagi... Ma olen vist elus suhteliselt selline kulge olnud ja ema on alati öelnud, et kõik asjad, mis on sinu jaoks mõeldud, need tulevad sinuni ja kui need ei ole sulle mõeldud, siis ei tasu liialt jääda paigale sinna, et miks see asi minuni ei tulnud või miks seda mul ei ole. Et võib-olla sellepärast ta tuleb mul nii kuidagi siirast ja ausast kohast, et ma olen seda teekonda väga üritanud nautida ja tahtnud, et lihtsalt ma ise tunneksin, et ma teen õiget asja.
et ma täna viimased aastad tunnengi, et ma olen hästi õigel teel ja et ma olen kuidagi enda jaoks saavutanud selle, et ma lihtsalt naudin meeletult seda, mis ma teen. Et võib-olla kui ma oleksin väga edukas, aga mul endal üldse ei meeldiks see, mis ma teen, et siis sellel oleks mingi täiesti teistsugune väärtus. Ja seda on suur rõõm kuulda. Aga me olemegi jõudnud viimase küsimuse juurde. See on selline klassikaline töövestluse küsimus, aga ma emadepäeva puhul küsiks seda siis nagu natuke teistpidi, et Ingel saab rääkida oma ema kohta ja Angeelika saab rääkida siis oma tütre kohta. See on selline sisekaemuslik tulevikku vaatav küsimus. Kuhu te ise oma ideaalses maailmas arvate, et te järgmise 5 aasta jooksul olete jõudnud või ära jõudnud teha? Vastake siis teise kohta, mis te arvate? Ma ei saa nagu ma tean, mis ma tahaksin öelda, aga ma siis nagu paneks sellega ka enda mingisugust tulevikku paika. No ütle. No mina arvan, et äkki võib-olla 5 aasta pärast minu ema on juba vanaema. Ja ma arvan, et äkki sellel hetkel, kui me praegu räägime, siis Emps on kuskil Soojamaa reisil. Ja. 5 aasta pärast. Praegusel hetkel 5 aasta pärast Emps on kuskil Soojamaa reisil. Ja ma arvan, et ta on lihtsalt õnnelik ema ja ma arvan, et ma ei pea enam bossega jalutamas käima. Bosse ja karuga, vaid siis mul. Jah. Bosse on siis minu koer ja minu vanemate koera nimi on Karu. Mu vanemad võtsid 3 aastat tagasi väikse toipuudli ja siis nüüd mul on ka 6-kuune väike koera kutsikas ja siis emme käis eile nendega 2 jalutamas, sest isa pidi poole pealt tööle minema ja siis jalutas 2 koeraga. Aga mina võib-olla näen meie elukest niimoodi, aga raskem 5 aastat on päris pikka, kui ma mõtlen, kus ma olin 5 aastat tagasi, siis ma küll ei oleks kunagi osanud uskuda, et elu mind siia maailma toob. No mina tahaks südamest, et Ingel oleks lihtsalt õnnelik, et ta saaks teha seda, mis talle meeldib ja mida ta armastab. Et ta saaks karjääris lihtsalt liuelda ja mõnu tunda. Et tegelikult see on üks kõige olulisem, et kui enam seda mõnu tunnet ja sükest heaolu ei ole, et siis tuleb teine tee otsida. Et ma tahan, see parasit sõna, ma tahan väga, et Ingel naudiks seda, mis ta teeks ja jõuaks täpselt nii kaugele, kui Inglid teda viivad. Et jah, vist elu jooksul ma olen vähemalt oma peres seda alati tundnud, et mu vanemad on toetanud igat minu teekonda ja otsust ja ma arvan, et meil inimestena, et kas või ema vaadates, kes õpib uut eriala ja samal ajal teeb ka teistel rinnetel asju, et ma arvan, elu on nii palju võimalusi täis ja meil on elus võimalik nii palju uuesti mõelda ja otsustada ja valida ja õppida ja teha, et võib-olla seda ma kannan enda vanematelt kaasas. Et elu saab igavesti olla põnev ja elus saab igavesti teha asju, et ma tunnengi, et võib-olla 5 aasta pärast, kui mina oma ema vaatan, siis minu väikesed vennad, no üks vend on siis teismeline küll, jama, ma lootsin jälle, aga noh, et võib-olla poisid on juba suuremad ja vanemad saavad oma vahel reisida ja nautida. Mitte, et nad ei naudiks oma laste kasvatamist, aga ma arvan, et lihtsalt kui lapsed on suured, siis vanemad saavad nautida, et mina manifesteerin oma emale seda, et tema saaks oma vilju nautida ja peesitada kuskil päikse käes ja siis lapsed hoiavad nende koeri. No. Oletame. No näed, me saime ilusad vastused. See on väga ilusad vastused. Paneme kirja ja siis pudelisse ja siis merre ja siis jäävad kõik teid. Nad on juba õhus siin nüüd. Nüüd on välja öeldud ja seda enam tagasi purki ei pane. Aga meie siis täname suured tänud Ingel Marlen Mikk ehk siis artisti nimega tuntakse sind kui Ann Marlen ja Angeelika Mikk, et tulite meile külla jutustama ja toredat emadepäeva teile. Nii tore, et te kutsusite. Aitäh. Meil oli rõõm. Ja kõigile emadele ilusat emadepäeva. Ja vanaemadele. Ja vanaemadele. Ja vanaemadele. Ja kõikidele, kes tunnevad ennast emadena. Aitäh kuulamast, kohtumiseni. Podcast Rööprähklejad.